Kallid vennad ja õed, tervitan teid. Täna räägime isiksusest või õigemini vahendame Urantia raamatust lühidalt seda, mis oli ilmutajatel võimalik meile edastada ja mille kohta nad ise midagi väita võisid. Nimelt on taevase isa poolt meile annetatud isiksus midagi nii keerulist, et isegi ilmutajad nendivad, et selle määratlemine tähendaks liigset enesekindlust. Seega ei saa me isiksuse kohta midagi lõplikku väita, kuid saame siiski rääkida seda, mida ilmutajad teavad ja meile teada on andnud. Alustades isiksusega peame kohe ära märkima, et isiksus ei ole inimese keha, meel ega vaim, ka hing mitte. Ka meie psühholoogide arusaam isiksusest ei ühti Urantia raamatus pakutuga. Isiksus on lakkamatus muutumises oleva inimese kogemuse ainuke muutumatu reaalsus. Ta ühendab kõik teised meie individuaalsusega seotud tegurid. Isiksus on kõikse isa ainulaadne annetus inimestele ning ka kõigile teistele inimesest kõrgematele olenditele, mis jääb ellu koos meie hingega, kui meie keha sureb. Isiksusel puudub küll identiteet, kuid see võib samastuda iga elava olendi identiteediga. Inimese arenedes ja paradiisi poole tõustes osalevad selles nii vaim, meel kui ka energia ehk meie keha. Samas ühtlasi kasvades ka ise. Isiksus seejuures on meie muutumatu osa, mis need individuaalsuse osised koondab ja üheks seob. Meie ilmutajad ütlevad, et isiksus on üks universumi lahendamata mõistatusi. Nad suudavad küll luua adekvaatseid käsitlusi neist tegureist, mis kuuluvad eri klasside ja tasandite isiksuste koostisse, aga nad ei mõista täielikult isiksuse enda tegelikku olemust. Nad tajuvad selgesti neid arvukaid mõjureid, mis ühtekokku koondatuna moodustavad inimisiksuse kesta, ent nad ei adu täiel määral meiesuguse piiritletud isiksuse olemust ja tähendust. Isiksus on potentsiaalina, ma kordan veel sõna potentsiaalina, olemas kõikides meelega olendites. Seega ka loomades, sest loomadel on meel. Kuid meele omamine üksi ei loo veel isiksust. Seda ei tee ka vaim ega füüsiline keha. Isiksus on see kosmilise reaalsuse kvaliteet ja väärtus, mille annetab ainult Jumal isa ning mille ta annetab seostunud ja kooskõlastunud aine, meele ja vaimu energia elavatele süsteemidele. Ka pole isiksust võimalik saavutada järk-järgult arenedes. Isiksus võib olla kas aineline või vaimne. Ta kas on või teda ei ole. See, mis on isiksuseta, ei jõua kunagi isiksustasandile, muidu kui paradiisi isa otsese abiga. Isiksuse omamine teeb inimesest vaimse olendi, sest iseolu terviklikkus ja isiksuse eneseteadus on meist kõrgema maailma annetused. Seega loomadel isiksust siiski ei ole. Peale meie keha surma siirdub meie hing järgmisele Morontia tasandile. Hingega koos on ka isiksus ning selle koosluse eest omakorda vastutab meie kaitsehingel. Kui me taas uuel tasandil ärkame, liitub meie hinge isiksuse süsteemiga taas meie vaim, kes ühtlasi on ka meie mälestuste ja kogemuste kandja. Ning me tunneme ennast selle tõttu taas iseendana ära. Inimesed on isikulised ehk meil on isiksus ja me saame isikulisel tasandil suhelda. Meie vaim on aga eelisikuline. Temal isikut ei ole. Meie vaim saab hakata avalduma isikuliselt alles siis, kui oleme oma vaimuga ühte sulanud. Kui me suudame areneda piisavalt vaimseks, siis on vaimuga ühte sulamine võimalik juba siin materiaalses eksistentsis. Aga enamasti juhtub see meie puhul alles järgmisel ehk Morontia tasandil.
Universumi isiksusringlus koondub taevaseisa isikusse ning seega kõikide tasandite kõikidest isiksustest on paradiisi isa isiklikult teadlik, olles nendega isiklikult ühenduses. Isiksus kui annetus tuleb isalt ja see annab elavatele olenditele ainulaadsed valikuõigused. Ent kui isiksusel on õigus kasutada reaalsuse äratundmiseks tahtelist valikut ja kui see on tõeline ning vaba valik, siis peab areneval isiksusel olema ka võimalus valida segadusse sattumise, lõhestumise ja enesehävituse tee. Inimese enesehävituse võimalust ei saa vältida, kui areneva isiksuse piiritletud tahe on oma avaldumises tõeliselt vaba. Isiksusega antakse inimesele lisaks ka õigus end määrata, arendada ja jumaluse vaimuga samastuda sellega ühte sulamise teel. Meil on võimalik oma isiksus igavikustada, kui me samastame oma mina meie sisimas elava vaimuga sel viisil, et otsustame täita taevase isa tahet. Selline tahte pühitsemine on sama, mis eesmärgiks oleva igavikulise elu teostumine. Ja igavikuline elu tähendab seda, et meile annetatud isiksus on nii kohanduv, et see saab hakkama nii piiritletud materiaalsel tasandil kui ka kauges tulevikus absoluutse tasandi piirimail. Head sõbrad, nii palju siis praegu meis pesitsevast isiksusest. Loodan, et see jutt innustas teid, et isiksusest rohkem teada saada ning te võtate ise Urantia raamatu kätte, et selle õpetusi uurida. Tõde, ilu ja headust. Kohtumiseni!